kallid kuulajad, osalejad, ka minu poolt. Mina olen Mihkel Annus Taastuvenergia Kojast. Ja täna tõepoolest räägin veidi sellest, esiteks, miks me peaksime üldse fossiilkütustest loobuma ja ühe variandina loomulikult biomassile üle minema, aga laiemalt taastuvenergiat kasutusele võtma ning millist mõju avaldab see veidikene laiemalt kas meie rahakotile, meie ümbritsevale keskkonnale. Selle tõttu alustan sageli oma ettekandeid tegelikult sellisest natukene laiemast vaatest. Ehk siis, miks üldse sarnastel üritustel, konverentsidel, kus energeetika, kus ka metsandus, kus kas või tööstuse tarbimine on käsitletud, me peaksime esmalt panema nurgakivi paika, et miks me üldse sarnastel teemadel räägime. Teatavasti elame muutlikel aegadel mitte ainult koroonakriisi tõttu, vaid ka keskkonnamõju tõttu, mida inimkond on hetkel põhjustamas. Seetõttu on teadlased välja selgitanud, et see, mida me kasvuhoonegaaside paiskamisel atmosfääri praegu korda saadame, sellel on üsna rasked mõjud meie ökosüsteemile. Oleme pannud Pariisi kliimaleppega koostöös teiste riikide rahvastega ühiseesmärgi, et globaalset soojenemist piirata 2 kraadini. See on saanud mõnevõrra ambitsioonikama astme, kuivõrd ÜRO eelmise aasta raport sõnastab, et see piir võiks olla 1,5 kraadi. Ja miks see piirnorm just sinna seatud on? Eks see ole selle tõttu, et just teadlaste hinnangul on see piirnorm või lävend piisav või asjakohane, et vältida pöördumatuid kliimamuutusi. Ja pöördumatu kliimamuutusedega me tegelikult ei tea, mis need täpselt on, aga teadlased on hinnanud, et on 10-20 sellist pöördumatut muutust, mille järel tõesti me enam seda tagasi pöörata ei saa, me ei saa oma normaalsesse ellu tagasi pöörduda. On need siis mõned jääliustikute sulamine, igikeltsade sulamine, mis paiskab atmosfääri veel rohkemgi emissioone. Nagu te graafikult näete, me oleme sellel teel hetkel üsna kaugele juba jõudnud kahjuks ning sellise üsna lineaarsega veidikene kiiremas tempos oleme rongina põrutamas aina edasi. Kuid meil on veel hetkel võimalus seda trendi muuta. Üks väga hea raport samuti ÜRO-st laekus eelmisel aastal parema tõlke puudumisel, nimetagem seda heitelõhe raportiks, inglise keeli siis Emissions Gap Report, mis justkui annab meile aimu sellest, millisel teel me hetkel sellel suure rongiga oleme ning millisele rajale me tegelikult tahaksime pöörata. Ja oma vasakpoolsel graafikul te näete, milline see emissioonide lõhe on. Need ülemised trendijooned ilmestavad siis seda tänaste tegude ja tänaste vastutuste suunda ning alumised lillakas joon näitab siis seda, millisel joonel me tegelikult peaksime olema, et vältida neid tagasipöördumatuid kliimamuutusi. See emissioonide lõhe on tegelikult meeletu. Ja see graafik viitab sellele, et iga tänane tegevus võimendab meie võitu tulevikus. Et me ei saa näiteks tuua Ida-Virumaa põlevkiviõlitehase, ütleme niimoodi, et tänane otsus investeerida põlevkiviõlitehasesse nihutab seda punast joont aina ülespoole. See tähendab seda, et igal järgmisel aastal on see võidugraafik aina järsem. Ja meie töö selle nimel, et emissioone siiski allapoole tirida, aina raskem. Kuid läheme veidikene suuremalt mastaabil siiski kodumaale. Ja Keskkonnaministeeriumilt võtsin järgmise graafiku, mis siis ilmestab seda, kust need kasvuhoonegaasid, millest ma juttu alustasin, õigupoolest pärinevad.
See graafik on tõepoolest väga tumesinine ja need suuremad tulbad, sinised tulbad väljendavad emissioone, kasvuhoonegaaniside emissioone energeetikasektorist. See vast ei tule üllatusena, vaadates meie energiaportfelli viimase 20 aasta jooksul, kuivõrd see on üsna põlevkivi keskne, eriti elektrisektor. Viimastel aastakümnetel, alates kuskil 93.–94. aastast, on emissioonid püsinud üsna stabiilsed. Kahjuks nüüd ei ole kõige viimasemaid andmeid eelmisest aastast, loomulikult ka see aasta andmed ei saagi veel koos olla, kuid see sinine tulp peaks tegelikult veel langema, kuivõrd põlevkivi osakaal meie energiaportfellis hetkel on langemas. Seda siis tänu emissioonikaubandussysteemi mõjule. Kuid on näha, et tegelikult sisulist progressi just heitmete vähendamisel me peaksime aina rohkem ja rohkem rakendama. Millele ma veel tahaksin sellel graafikul rõhku panna, on see kollane osa, mis jääb nulljoonest allapoole. See ilmestab siis metsanduse, maakasutuse muutuse sektori siduvat poolt. Ehk siis nullist ülevalpool näitab emissioone, mida me emiteerime atmosfääri, ning allapoole nulli see kollane osa tähendab, mida me tegelikult suudame siduda. Mis on nüüd oluline, on see, et tihtipeale räägitakse või on tegelikult see kriitika ka viimasel ajal tõstatunud, et justkui bioenergeetikas emissioonegi ei loeta või see emissioon statistikas üldse ei kajastu. See on tegelikult väärarvamus, kuivõrd jah, energeetikasektoris loetakse bioenergeetikat nii-öelda süsinikuneutraalseks, ehk siis korstna otsast keegi CO2 lugemas ei käi. Samas need emissioonid arvestatakse metsandus-maakasutussektorisse, mis on tegelikult graafikul näha pidevalt vaadeldaval perioodil viimastel aastakümnetel olnud siduv. Kuid kuigi sellest on juba eelnevates ettekannetes juttu olnud, vaatame veidikene otsa ka sellele, milline Eesti energeetikasektor välja näeb, ja loomulikult taastuvenergia koja esindajana vaatan mina eelkõige taastuvenergia käekäiku selles plaanis. Enamik, peaaegu pool, veidikene vähem siiski, energiast Eestis kasutatakse soojusena, circa kolmandik kasutatakse transpordisektoris ja omakorda viiendik elektrina. See tähendab, et igasugune nii-öelda ambitsioonikus või igasugused tegevused, mida me suuname soojussektori rohestamiseks, ütleme siis niimoodi, annab väga suure mõju üleüldse taastuvenergia üleminekul. Igas sektoris on sektoripõhised eesmärgid ja tegelikult on ka slaidilt juba näha, et just soojamajanduses on see ambitsioon meil kõige suurem olnud ja loomulikult, kui ambitsioon on kõrge, siis tegelikult suunatakse ka pilgud nende eesmärkide saavutamiseks ning see tehakse ka ära. Eesti tegelikult saavutas oma taastuvenergia eesmärgid, mis tänavu aastaks nii-öelda ühe vaheetapina lukku lüüakse juba aastal 2011. Samas meid ootavad ees ka järgmised eesmärgid, mida me peaksime saavutama aastal 2030. Ja miks mitte ületada, mitte ainult saavutada. Kuivõrd eesmärk nihkub 42%-ni, siis tegelikult on veel hetkel see pisut lahtine, kuivõrd Euroopa Liidus tervikuna on hetkel käimas arutelud, kas ja kui palju kliimaambitsioon tervikuna võiks tõusta. Ja vaadates erinevate riikide statistikale otsa ja otsides siit kirjult graafiku Eestit, õnneks aitan teid selles, me näeme, et kuidas on erinevad Euroopa Liidu liikmesriigid lahendanud selle väljakutse, et taastuvenergiale üle minna. Me näeme seda, et just Eesti paistab silma soojaenergeetikas investeeringute ja ülemineku rakendamisel. Samas teised riigid on rohkem sõltuvad elektrimajanduses toimuvast.
Miks ma just tõstan esile soojamajanduse, on just seetõttu, et soojamajanduses kasutatakse päris palju biomassi. Kuivõrd elektrisektoris on meil fossiilkütustelt ülemineku lahendamiseks ka teisi variante, me räägime siin juhitamatutest lahendustest tuule näol, päikeseenergeetikas ja nii edasi, siis soojamajanduses oleme aastasadu kasutanud just nimelt bioenergeetikat. Järgmisel graafikul te näete põgusat ülevaadet Eesti soojamajandusest. Siin on kajastatud, kuivõrd suure osa moodustab kaugküttesektoris toodetud soojus, see tähendab nii koostootmisjaamades kui ka katlamajades, ning teisalt ka lokaal- ja kohtküttes. See roheline graafik on tegelikult siin slaidil kõige olulisem. Ehk siis see ilmestab, kuivõrd palju on kasvanud taastuvenergia osakaal just kaugküttesektoris. Sest seal on mõnes mõttes seda võimalikult ka lihtsam kiiremini teha. Tänast ettekannet ette valmistades seadsin eesmärgiks kõrvutada siis taastuvenergia läbi ka biomassine ülemineku mõju ka tarbija rahakoti perspektiivist. Ja selleks järgmisel üsna lihtsal slaidil on see päris lihtsalt ka esile tõstetud. Et kuivõrd me vaatame perioodi, ütleme eelmine kümnend, siis sellel samal kümnendil on kaugkütte hinnad siis nii nominaal- kui reaalhindades olnud langustrendis, samas kui biomassi kasutus on sarnases sektoris kasvanud umbes 2,5 korda. Samal ajal on kasvanud ka inimeste keskmine palk ja ka tarbijahinnaindeks. Nii et selles mõttes on sektori decoupling selgelt siin graafikul ka näha. Kuivõrd juba olen rääkinud kaugküttest, räägime veidikene ka lokaalsetest kütteseadmetest, sest tegelikult ka selles valdkonnas tarbitakse päris rohkel määral taastuvad kütuseid, sealhulgas küttepuid, puidugraanuleid ja nii edasi. Et peaaegu 40% lokaalsetest kütteseadmetest kasutavad puidusaaduseid. Loomulikult on siin ka soojuspumbad, aga on ka näiteks maagaasi. Miks ma selle just tänases ettekandes välja toon, on see, et kuivõrd tänast ettekannet ette valmistades plaanisin rääkida nii kliimast kui ka üldiselt keskkonnast, siis tegelikult ka lokaalkütte lahendused sobitavad just hästi sinna teise poolde. Ehk siis kuidas see mõjutab meie tajutavat keskkonda, sest kliima võib-olla ei ole selline temaatika, mida me suu, nina, kõrvadega igapäevaselt tajume. Küll aga koht- ja lokaalküttel võib olla mõnel puhul mõju ka välisõhule ja välisõhu kvaliteedile. On iseenesest mõistetav, et hajaasustustes me just kasutamegi võrgustunud seadmete asemel lokaalseid seadmeid. Samas kui tiheasustustes on see loogika risti vastupidine. Et kui me oleme tihedalt linnades koos, siis loomulikult võrgustumine tõstab ressursiefektiivsust ja näiteks ka konkreetse teema näitel parandab ka õhu kvaliteeti. Et olles ise ka Tartus oma elus paar aastat elanud Karlova piiril, teame väga hästi, milline on õhk külmal talvel ja kui atmosfäär on üsna stabiilne ja tuult ei puhu. See tähendab seda, et igasugused kütteseadmed kas ei toimi piisavalt efektiivselt või me kütame piisavalt ebasobiva kütusega, ütleme siis niimoodi. Et igasugune võrgustumine selles piirkonnas on iseenesest mõistetav ja parandab õhukvaliteeti märkimisväärselt. Kui me vaatasime, kuivõrd palju on kaugküttesektoris
üleminek toimunud fossiilkütustelt taastuvenergiaallikatele, siis koht- ja lokaalküttes sellist tendentsi vaadeldaval perioodil konkreetselt välja ei saa sõeluda, kuivõrd see on üsna stabiilselt olnud seal kuskil 40% juures. Nõnda, aga ma arvan, et siin tegin kokkuvõtte slaidiga sellepärast, et võib-olla kodustele vaatlejatele, ma tean omast käest, et sellised kodused videoesitlused ei pruugi olla kõige mugavamad pidevalt jälgida, seega võtan ka oma ettekande ühes peopesas kokku. Esiteks rääkisin kliimast, rääkisin sellest, miks me peaksime fossiilkütustelt üle minema. Fossiilkütused peavad jääma maapõue peitu. Me tõesti ei soovi praeguses olukorras tuua süsinikku ringesse täiendavat süsinikku. Pigem olgu see siis loomuliku tarbimise üks protsess. Teiseks, bioenergial on just keskne roll rohepöördes enamjaolt just vaatega soojamajandusele. Kolmandaks, minu ettekande ka üks eesmärk, mis loodetavasti sai ka üsna selgelt välja toodud, et biokütuste laialdasem kasutuselevõtt on toonud toasooja hinna keskmise languse ning igasugune võrgustumine ja koostöö ja nii edasi toob kaasa ressursitõhususe ja näiteks kaugkütte mõttes ka parema õhukvaliteedi tiheasustustes. Nii et ma tänan ja loodetavasti jääb ka mõni minut aega küsimuste esitamiseks ja tegelikult olen siin ka paneeldiskussiooniks olemas. Nii et ma tänan teid, kuulajaid, vaatajaid ja loodetavasti minuni mõni küsimus ka jõuab. Aitäh selle sisuka ettekande eest ja tõesti on hea meel näha, et tarbija rahakotile on mõjunud hästi see, et fossiilkütustelt on hakatud üle minema taastuvatele kütustele. Aga on meie veebikeskkonnas laekunud ka mõned küsimused ja neist paar tükki ma hea meelega ka loeksin ette. Kas koostootmise potentsiaal on ammendunud, et riik selles valdkonnas enam uusi meetmeid ei kavanda? Ma arvan, et potentsiaal on igal pool, aga olemas. Eelkõige me vaatame Ida-Virumaale, kus hetkel on kasutusel eelkõige fossiilsed kütused. Seal taastuvatele kütustele üleminek kaugküttesektoris on tegelikult aja küsimus. Me oleme näinud siin eelmisel aastal ju tegelikult üks suurem investeering kaugküttesektorisse toimus ka Tallinnas, nii et ka tegelikult on ka suuremates piirkondades peale Ida-Virumaa veel mõnda potentsiaali, mida me peaksime kindlasti rakendama. Kas Taastuvenergia Koda on seda potentsiaali ka kuidagi hinnanud ja kui me ennist kuulisime Liisa Mällo ettekannet, siis seal tuli ka välja, et üks instituut teeb parasjagu uuringut koostootmise potentsiaalist Eestis, et kas Taastuvenergia Koda on ka sellesse protsessi kuidagi panustamas? Eks sa tead ise ka väga hästi, et Taastuvenergia Koda on valmistanud ka Taastuvenergia 100 kava, ehk siis kuidas me terviklikult Eestina saaksime üle minna täielikult taastuvatele energiaallikatele. Ja loomulikult soojamajanduse sektoris on kaugküttel oluline keskne roll ja Taastuvenergia 100 kavas on see kaugkütte potentsiaal terviklikult ka hinnatud. Selge. Nüüd üks küsimus on tulnud seoses taastuvenergia tasuga ja küsimus kõlab järgmiselt, kui palju tõuseb elektritarbija jaoks taastuvenergia tasu, juhul kui päikese- ja tuuleenergia tootmine Eestis 4-kordistub. Hetkel moodustab taastuvenergia tasu minu elektriarvest, see on siis küsija elektriarvest 20%. Milline on see protsent aastal 2030? Siin vist peaks selgitama ka seda, et kuidas see taastuvenergia tasu tulevikus hakkab muutuma. Just taastuvenergia tasu kindlasti tulevikus muutub. Eks on võib-olla ka teada ka see, et taastuvenergia toetusi makstakse 12 aasta jooksul. See tähendab seda, et ka mõned praegusel perioodil taastuvenergia tasu pälvivad üksused
sellel perioodil nii-öelda see 12-aastane periood lõpeb vaatega aastal 2030. Ja kui me vaatame nii-öelda, mis järgmisel aastakümnel toimuma hakkab, siis seda minu meelest ka mainiti eelnevas ettekandes, et me liigume nii-öelda vähempakkumiste süsteemi poole, mis tähendab seda, et taastuvenergia tasu ei ole enam, sest ei moodusta. Ma küsin võib-olla jätkuküsimuse siia ka, et kui nüüd paljudes riikides on räägitud ka siis taastuvenergia sektori osas võimalikust siis turutingimustele jõudmisest elektri tootmisel tuulest ja päikesest, siis mis see seis Eestis on ja miks Eestis ei võiks siis turutingimustel toota nendest allikatest elektrit? See on hea küsimus tegelikult, et hetkel meil on Eestis toimunud üks vähempakkumine väikesematele, muidugi päikesejaamadele, kus see nii-öelda turu valmidus veel kätte jõudnud ei ole. Samas tendents on selgelt sinna poole, et tulevikus vähempakkumiste najal nii-öelda see toetuse vajadus väheneb. Ja see on aja küsimus tegelikult, millal toetus väheneb senimaani, et tootmisüksused turule on ka turuvalmis. Samas, kui mõned sellisemad nii-öelda kas või riiklikumalt olulisemad tootmisüksused, me näeme võib-olla tulevikus Eestis ka tuuleparke merel, mitte ainult maismaal, et seal tasub kindlasti kaaluda seda, et kas ja kui palju tegelikult praegu on veel vaja nii-öelda riigi tuge selleks, et ka just merel tuuleparke saaks rajada ja seal saaks taastuvelektrit toota veidikene püsivamalt kui mujal. Aga aitäh selle ettekande eest ja nende vastuste eest. Mihkel jääb meiega ka siis paneelaruteluks ja sinna arutelule on võimalik ka küsimusi kõikidel kuulajatel püstitada. Aitäh!